Ja nüüd tähelepanu kõik naised. Mul on siin stuudios 2 kaunist naist, kes teavad igavese nooruse retsepti või vähemalt minule tundub, et nad teavad. Tere õhtust! Tere. Nii, mul on külas Annika Üürike, Techeli peakosmeetik. See on siis ilusalong. Me oleme müügiesindus. Müügiesindus. Ja Techeli turundusjuht Marina Veskilt. Teie juurde tulevad naised ikka selle nimel, et muutuda kaunimaks, nooremaks, ilusamaks. Ja mulle tundub, et te vist suudate nende ootusi ka täita. et kuidas siis? Ma arvan küll, et tegelikult peaks alustama võib-olla kõigepealt sellest, et igapäevasest näohooldusest, et inimesed kahjuks ei oska, või ütleme siis naised kahjuks ei oska kasutada kõiki tooteid ja meie ülesanne on siis neid õpetada õieti kasutama. No kui inimene tuleb teie juurde ja ütleb, et no mida ta ikka ütleb, tahan näohooldust, tahan, et nägu muutuks siledamaks. See on vist kõikide naiste suuri hirm, et kortsi on liiga palju või kuidas? Ja, põhilised probleemid ongi kortsud, pigmendilaigud, natuke juba näovaali alla vajumine ja seda me kõike saame pakkuda. Aga millised need esimesed reeglid on, mida enne teie juurde tulekut ikkagi tuleks jälgida? Iga naine arvab, et ta oskab ju kreemi peale panna, nägu puhastada, aga mis need vead siis on, mida te nagu alguses mainisite? Tavaliselt on ikkagi nii, et naisterahvad ütlevad, et nad pesevad oma nägu vee või seebiga. Meil on kindlasti pakkuda seebi ja vee asemel selline puhastusnäovaht, mis siis asendab ära ka piima ja tooniku, mida kasutatakse siis vastavalt siis reeglite järgi, kindlasti mitte kõigile hommikul ja õhtul, aga see on juba vastavalt näonaha tüübile. Ja kindlasti, mida kord nädalas peaks tegema, koorima kindlasti oma nahka. Mida kiputakse ka ära täpselt, unustama. Korra kuus koorisin ja justkui kõik on tehtud. Ja, täpselt, aga seda tuleks teha kindlasti kord nädalas. Meie juures jälle samamoodi, nagu ma juba enne mainisin, pannakse vastav programm selleks paika, kuidas inimene täpselt oma nahka koorib. Ja kindlasti ka mask, nii et kas siis on vastavalt niisutav mask või sügavpuhastav mask, oleneb siis sellest jälle näonaha tüübist. Aga teie juurde tulles pakutakse ka tasuta näohooldust, et Marina, mida see siis tähendab? On mul õigus, kui ma ütlen, et tasuta näohooldus, et see tekitab kohe küsimusi? Ja, et tegemist on siis täiesti tasuta näohooldusega, mille käigus siis kõik need siin väljas oleval kohvril... Kõik need puhastus ja maskid ja... Kõik need protsessid tehakse individuaalselt inimese puhul läbi ja selle käigus tegelikult ilukonsultant selgitabki selle näonaha puhastamise vajadust, kuidas seda tuleks õigesti teha, kui tihti, mis kogustes. Et kuna tegemist on võrdlemisi suure ostuga, juhul kui siis on ikkagi hea, kui klient saab ennem ära proovida, sest kõik inimesed on erinevad, nii ka näonaha tüübid. Ja selle käigus on kohe võimalik ära proovida, kas see kosmeetika meeldib, sobib ja kas sooviks hakata kasutama. Kuidas see praktika näitab või milline praktika on, et kas inimesed on väga huvitatud sellest variandist tulla ja ära proovida? Ja, et peale kasutamist kindlasti ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et enamus inimesi siiski sooviksid seda soetada. Et tihtipeale see võib jääda lihtsalt rahaliste takistuste taha nii-öelda. Aga kas saab ka kuidagi, et mitte tervet komplekti, vaid mingisuguse toote kaupa endale sellist vajalikku kas näopuhastusvahendit või kreemi soetada? Kahjuks on meil niimoodi, et meil ikkagi klient peaks kõigepealt soetama kohvri, sellepärast, et meie tooted on kõik innovatiivsed. Nad töötavad raku tasandil ja siis kõik tooted toetavadki üksteist. Et kui me hakkame võtma, et täna ma ostan näiteks siin öökreemi või homme ostan päevakreemi ja järgmine päev ostan või 6 aja pärast ostan maski, siis kahjuks seda tulemust kindlasti kohe ei tule. Aga hiljem kõiki tooteid. Selle kohvri põhjal te ikkagi garanteerite päris hea tulemuse, et ma olen aru saanud, teie kliendid on väga rahul. Nad tunnevad ennast kes 10, kes rohkem aastat nooremana. Seda küll, ja. Selle me näeme ära diagnostikas, sest me vaatame ära kõigepealt naha ja siis määran juba, kuidas kasutada neid tooteid ja 6 aja pärast tegelikult on tulemus juba täiesti märgatav. Kõigil, kõik on rahul? Absoluutselt. Kas see tähendab, et ma peangi jääma sellist just seda komplekti kasutama või on see nii-öelda algus ja sissejuhatus teel noorenemise poole? Seda kindlasti ka, aga meie toodete puhul ongi see, et
oletame siis klient kasutab tooted ära, hiljem arvab, et ma prooviks midagi muud, siis mina saaksin selle koha peal öelda, et kronoloogiliselt me vananeme edasi, et sellist kukkumist kindlasti ei tule. Ja, sinna vastu ma ei saa keegi, aga teil on veel üks karp siin, kus ei ole mitte kreem sees, nagu ma enne piilusin. Siin on olemas aparaat ja see aparaat tuleb kaasa meie klientidele koos selle kohvriga ja siis siin on samamoodi, et kasutatakse negatiivseid ja positiivseid elektrone, kasutatakse ultraheeli, footonvalgust ja see on siis koduseks kasutamiseks. Kortsude vastu? Kortsude vastu. Me triigime kortse. Inimene võtab selle kätte ja siis hakkab oma kortse siluma. Täpselt niimoodi, aga vastavalt jälle ikka juhendile, et päris ise nagu me teha seda ei saa ilma kasutusjuhendita. Ja kuidas inimesed, kui nad on selle kohvri ostnud, et kas nad siis teile tagasisidet ka annavad või Marina, milline see? Ja nad hakkavad igakuiselt käimagi siis Peakosmeetiku juures. Nende näonaha andmed salvestatakse vastava programmiga arvutisse ja iga kuu neil on võimalik jälgida, kuidas protsess on toimunud ja et kindlasti midagi toimub ja et ei ole neile niisama ilusat juttu räägitud. Et jah, igakuiselt nad käivad kontrollis ja teinekord see kasutuskord võib muutuda vastavalt siis sellele, mõnele toimivad vahendid juba kiiremini, mõnele aeglasemalt, et seda kõike siis Peakosmeetik igaühega individuaalselt. Nii et kõik satuvad siis Annika käe alla. Jah. Enamasti. Ja ma saan aru, et te ise olete kõige paremad näited sellest samast kosmeetika kasutamisest ja igavene noorus on teile küll näkku kirjutatud. Nii nagu ka klientidele. Aga aitäh teile täna õhtul siia tulemast. Aitäh. Aitäh.